Tere, mina olen kinnisvarakonsultant ja koolitaja Tõnu Toompark. Eetris on järjekorras 136 osa kv.ee kinnisvara podcastist. Ja tänane külaline on Janek Lehtmes, kes on Harju Kekki tegevjuht. Tere, Janek! Tere, Tõnu! Tänan kutsumast! Ja Harju Kekk, et võib-olla nagu kõik ei teagi, mis ettevõttega tegemist on, et ometi on ettevõttel väärikas ajalugu selja taga, et äkki sa paari sõnaga räägid, mis on Harju Kekk, kes oled sina ja mida sa teed Harju Kekis? Väärikas ajalugu on selja taga, et võib-olla ma ei alustaks päris nagu asjade algusest, aga tõsi on see, et aastal 2026 me tähistame 70. tegutsemisaastat. Nii et selles mõttes mõningane kogemus sellel turul on täitsa nagu olemas. Ja Harju Kekk on täna investeerimisettevõte, aga tugeva kinnisvara kallakuga. Et meie portfellis on 2 suuremat finantsinvesteeringut, milleks on börsiettevõte Harju Elekter, millest me siis omame circa 1/3 ja teiseks suuremaks finantsinvesteeringuks on EKE aktsiaselts, kellest samamoodi circa 1/3 on meie omanduses. Aga igapäevatöö on meil kinnisvara arendamine ja selle haldamine. Meie ärimudel on teha pikaajalisi projekte, mis siis tähendab seda, et jääme kinnisvara omanikuks, hoonetes tegutsevad kliendid ja meie vahel on siis üürileping. Et tegutseme Harjumaal, peaasjalikult peamine turg on hetkel Keilas, aga oleme tänaseks Keilast välja arenenud ja tegutseme siis erinevate objektidega Saue, Saku, Laagri, Rae vald ja Tallinn. Et see on meie ampluaa ja kui natukene numbreid veel panna, siis ritta, siis meie portfellis on hetkel 100+ hektarit erinevas faasis ja staadiumis maad. Meil on hetkel 110 000 ja natukene peale välja üüritud ruutmeetrit ja meil pipeline'is erinevas faasis on arvan, et kuskil 300 000 ruutmeetrit. Ja võib-olla sellised olulisemad objektid ongi jätkuvalt Keila tööstuspark. Keilas on meil kokku siis 2 parki, Keila tööstuspark, kus on 52 hektarit, siis on veel üleraudtee Keilas, mida meie nimetame siis tööstusäripark, Valdmäe tööstuspark, mis on Saku Saue piiril ja võib-olla kõige uuem ja värskem, millega me plaanime siin järgmine kuu välja tulla, on meie keeles siis A11 äripark, mis on Rae vallas Ringtee ääres. Ja siis on portfellis ka mõned sellised üksikud objektid. Meil on 2 Bauhofi, millest üks on Keilas ja teine on Laagris Pärnu maanteel. Ja 19. aastal omandasime ka Tallinna vanalinnas endise majandusministeeriumi hoone, mida me siis täna projekteerime hotelliks. Ärge seda liiga kiiresti tehke, mul poiss käib koolis seal. Aga et äri- ja tööstuspark, et ma aiman, aga ma ei ole päris kindel, et ma nüüd lõpuni aru sain, mis tüüpi pinnad teil on äri- ja tööstusparkides? Ega ma arvan, ega siin definitsiooniga ongi natukene nagu kehvasti. Võib-olla me alustame natukene nagu suuremalt veel, et meile endale meeldib mõelda nii, et ega selliseid ühe omaniku käes olevaid äri- või tööstusparke sellises mastaabis on vähe või need üldse ei ole. On äri- või tööstuspiirkonnad, kus on, ma ei tea, 20-30 erinevad maja, kõik kuuluvad erinevatele omanikule, ei olegi tähtsus see, et kas sa oled seal omanik või üürnik, aga see meie ärimudel erinebki selle poolest, et kogu infra kuulub meile, mis tegelikkuses tähendab seda, et me püüame luua ja hoida sünergiat. Me soovime olla siis kinnisvara üürnikule professionaalseks partneriks selleks, et tema saaks keskenduda oma põhitegevusele, on see siis laandus, tootmine või mis iganes. Ja Keilas, kui me tavaliselt siin omavalitsustes oleme
oleme kinnisvaraarendajad, siis Keilas meile meeldiks öelda, et me oleme ikkagi sellised ettevõtluskeskkonna loojad ja hoidjad. Et kui korraks veel Keilast mõned numbrid tuua, siis ainuüksi meie tööstuspargis töötab igapäevaselt circa 2000 töötajat, mis jagunevad siis kuskil 100 üürniku vahel. Ja me monitoorime neid iga-aastaselt, oma neid selliseid baasnumbreid ja võib-olla ilmestab ka sellise tööstusküla mõõdet või mastaapsus see, et kui ma ütlen, et meie müügitulu käesoleval aastal, ettevõtete konsolideeritud müügitulu, siis jõuame sinna 1 miljardi alla. Okei, jah, et Keila mõttes võib-olla, et olete linnaosa valitsus, aga kas just linnaosa valitsus, aga ma arvan, et me oleme kõik kokku, et osad linnaosa valitsus, osad kommunaalamet ja nii edasi, nii edasi. Jah, aga tahad sa enda ajaloo kohta ka midagi rääkida, enda persooni kohta? No, mina olen tagasihoidlik ja tagaplaanil siin, aga ütleme, et kinnisvaraturul ma tegutsen 25 ja enam aastat ja võib-olla määriks märkimist ainult see, et haridus magistrikraadi omandasin Tehnikaülikoolis, 10+ aastat Merko erinevates ettevõtetes, sealhulgas erinevates maades, Eesti, Läti, Leedu ja ka Ukraina. Ja Harju Kekiga olengi seotud alates 2014, kus ma saan aru, et minu kaasamise eesmärk oligi tegelikult niigi edukale ettevõttele leida üks täiendav käik. No nii, aga lähme siit siis sisu juurde ja eks äripargid, tööstuspargid tulid meil siin laopinnad, tootmispinnad ka juttu sisse, et pigem sealt lao- ja tootmispindade suunast paneks edasi ja ma küsiks sult, et kirjeldan, mis asi on auto või et mis asi on lao- ja tootmispind kuidagi oma olemuslikult või siis Harju Keki baasil, et kui te mõtlete, et teeme ühe uue laohoone, mille üüriks välja, et mis te siis teete, millistele parameetritele see hoone vastab, et kirjelda kuidagi. Võib-olla jälle ma astuksin 2 sammu tagasi, et tegelikult on esimene valik on see, et kas me lähme seda hoonet tegema spekulatiivselt või me lähme seda hoonet tegema kellegile konkreetsele. Need on 2 täiesti erinevat lähenemisviisi ja otse loomulikult ideaalses maailmas võiks hoonet teha kindlale omanikule ehk siis kindlale tellijale. Ja võt see tellija kirjutab sulle ette, et kas tegemist on sooja hoonega, külma hoonega. Tihtilugu on meie klientideks suured tootmisettevõtted ja see tootmistehnoloogia, tegelikult see kinnisvara on, kuidas ma ütlen, täiesti sekundaarne tegelikult, et kõigepealt joonistatakse maha tootmistehnoloogia, millele siis meie joonistame lihtsalt selle kinnisvara kooriku peale. Ja suuremad kliendid ainuüksi Keilas, kellele me ka praegu on erinevad objektid töös, on Harju Elektrile, teeme juurde ehitust, projekteerime hetkel ja loodame ehituseni jõuda Legrandile, ehituseni loodame jõuda juunikuust, teeme järjekordset juurde ehitust circa 4000 ruutu ja oma olemuselt, mis seal ikka, ega on vastavatele parameetritele vastavad kõrgus, laius, pikkus, on tehnilised nõuded, on kõiksugused nõuded amperaažile, sisekliimale, aga jah, veel kord ma ütlen, et selles äris on see hoone on teisejärguline, et see tehnoloogia, kes mida seal tootma hakkab, kuidas toimuvad tootmisprotsessid, on see, mille järgi meie nagu hakkame juhinduma. Aga kui sa nüüd küsid sellisest nii-öelda spekulatiivselt, siis tõsi on see, et oleme teinud ka projekte spekulatiivselt ja see eeldab natukene nagu sellist turu laiemat tundmist või tunnetamist õigemini, et mida konkreetses piirkonnas või kuskil segmendis parasjagu puudus on. Aga ma arvan, et selline läbiv joon on universaalsus. Et see hoone, mida me spekulatiivselt või siis osa hoonest on piisavalt universaalne.
et isegi kui meil on seal klient olemas, siis noh, tegelikult me teame, et üürilepingud lõpevad või lõpetatakse ja see hoone peab olema ka järgnevatele universaalne, võimalikult vähese ümberehitamisega kasutatav. Aga ütleme, et eks need tooted on erinevad, et meile kuulub selline toode nagu Valdmäe tööstuspark, kus me oleme samamoodi teinud nii konkreetsele kliendile, kui ka oleme teinud spekulatiivselt. Et võib-olla see spekulatiivne toode on selline turul, noh, ma ei tea, teada-tuntud stock office tüüpi, et kas ta siis on natukene müügisuunitlusega või ta siis on laosuunitlusega, et eks seal on ikka mingisugune esinduse osa või olmeblokk. Reeglina see ei ole suurem kui võib-olla 15-20% kogu pinnast. Ja noh, tunnetuslikult, kui sa tahad ikkagi kinni hoida sellest universaalsuse printsiibis, siis ma arvan, et nõutum kaup turgudel, mida meie tunneme, on selline, noh, ütleme, et 300-400 ruutu kogu toode kokku. Okei, et nüüd tootest saime pildi ette, et kuidagi geograafiliselt määratleks ka, et kui teie siis eks vähemalt üks epitsenter on Keila, et mis piirkonnaga te siin omavahel konkureerite, et kui me võtaks Keila lähtepunktiks, et meil on siin Lääne-Harju vald, meil on Harku vald, Saue vald ja linn, meil on Paldiski, mis vist on kuskil, räägitakse, et kuskil seal tsivilisatsiooni ääre peal on siuke linn, et kas näiteks mööda Pärnu maanteed Tallinnast välja sõites, mina jälle võtan kõike tallinlase vaatevinklist, kas siin tühjaks jäänud DSV on teie konkurent või kuidas te sellist konkureerivat piirkonda oma vaatest defineerite? Ma hakkaks võib-olla seda geograafiat arutama, noh olgu, hakkab Tallinnast vaates. Tegelikkuses on ju Eesti Vabariigis Tallinna stardipunktiga 3 maanteed. Tartu maantee, Pärnu maantee, Peterburi maantee. Et kui me hakkame ka mingisugust positsiooni võtma, siis noh, tegelikult meie vaates, kus me tahaksime teha, meie ideaal on teha ikkagi nagu keskkondi, 10 hektarit ja suuremad. Tegelikkuses esimene lähtepunkt on see, et me peaksime saama võimalikult lähedale nimetatud ühele 3 maanteest. Ehk siis Pärnu maantee katame me tegelikkuses oma Valdmäe tööstuspargiga ja samamoodi siis meie Bauhof on nii-öelda Pärnu maantee ääres. Samamoodi Pärnu maanteega haakub tegelikkuses Keila. Et tänu need riiklike teede ehitused on Keila tulnud nii Tallinnale kui ka sellele Via Balticale oluliselt lähemale. Ja tahtsime saada positsiooni ka Tartu maanteel, aga nagu ikka see ostja vaates hinnad tunduvad iga hetkel jooksmat natukene kiiremini. Seega üritasime keskenduda Peterburi maanteel, aga selle tulemusena saime 2 vahepeale selle uue toote A11 äripark. Ja aga otse loomulikult, ega seal on ka muid olulisi parameetreid, et me suhteliselt kohe jõuame kõik võimalike ressurssideni. Jõuame infrastruktuurini, jõuame elektrivõimsuseni, aga kohe jõuame ka töötajateni, et kuidas see töötaja saab potentsiaalsesse või olemasolevasse töökohta. Logistika, ülimalt oluline, kõik nimetatud positsioonid lennujaamast jäävad kuskil 30 minuti kaugusele. Ja loomulikult sadamad. Paldiski arengusse ma usun sellesse perspektiivi. Võib-olla see start ei ole olnud nii kiire, kui ma olen lootnud, aga taaskord jälle siin ettevõtjad konsolideerivad ja siin alles hiljuti oli uusi uudiseid jälle. Aga ütleme, et selle Paldiski suuna või Lääne-Harju suuna jaoks tervikuna Keila on ja jääb tõmbekeskuseks. Nii et sellist klastri või haabi tähtsust me kindlasti oma Keilaga selles piirkonnas omame. Kui nüüd vaadata niimoodi Keila keskselt, vaadata pigem sellist Harjumaa lääne osa, siis
kuidas seal on, et kas need ettevõtted, kes seal tegutsemas on, muuhulgas, noh, vaatame laiemalt, aga muuhulgas siis ka teie tööstusäriparkides, kas need ettevõtted on seal juba pikalt olnud või te loote sinna uut keskkonda, kuhu nad alles tulevad, on need sellised vanad samasugused 70-aastase staažiga ettevõtted või kes on sellised, kes tulevad Tallinnast siis eemale, et võib-olla see Tallinnast eemale on selline ebaviisakas jälle tallinlase vaade, aga siiski. Ma arvan, et see on aus vaade, aga tõsi on see, et meil on tööstuspargis ettevõtted, kes seal on toimetanud 20 ja 30 ja pluss aastat. Ka nende nimel tuleb nagu kogu aeg tööd teha, et neil oleks seal hea olla ja töökeskkonnana tervikuna atraktiivne. Aga üks eraldiseisev suund, mille nimel me igapäevaselt töötame, on just nimelt uued ettevõtted, keda siis nagu piirkonda meelitada. Ja see on selles mõttes võib-olla tähelepanuväärne töö, et ma ei ole ise ka Keila inimene ja võib-olla see on nagu pluss ja miinus, aga kui palju me oleme kokku puutunud sõna otseses mõttes selle piirkonna nagu tõlkimisega või tutvustamisega. Et kui tihtilugu mõeldakse, et kui otsitakse, on see ladu või on see mingisugune tootmisele positsiooni, siis just kui vaikimisi teavad kõik turul osalejad rae teatud tüüpi pindadest. Ma ei tea, kas seal kuskil järel tuleb kohe nii-öelda see Tänassilma suund, aga tegelikult arvata, et ka Keila on seal kuskil kuulub top 3, siis seda ei ole. Aga kui hakata nagu koos kliendiga või potentsiaalse investoriga siis nagu mõõtma, siis tegelikkuses Keila on kuidagi nagu põhjuseta jäänud nagu tahaplaanile. Sest kui me mõõdame kas või kaugust, sa võid mõõta kaugust kilomeetrites, aga sa võid mõõta kaugust ka ajas. Ja ühe huvitava asjana, millega ma nii ise olen kokku puutunud kui ka kliendid, et Keila on vastupidiste liiklusvoogudega. Et hommikul sõidad tööle, autod tulevad vastu, õhtul sõidad töölt tagasi, autod tulevad vastu. Seda natukene ilmestab see, et Keila on Harjumaa kõige suurema pendelrändega linn. Ja see on samamoodi, see on pluss neile, kes otsivad endale tööjõudu kuskile tootmisüksuse või äriüksuse kõrval. Et otse loomulikult sa väga spetsiifilist inimest ei õpeta tehases välja, aga see 3000 inimest, kes sõidab Keilast minema, siis see on potentsiaalne töötaja, kes on valmis tegema kodu lähedal tööd, hoides kokku ligilähedaselt tund-poolteist sõitmaks tööle ja koju igapäevaselt. Ja see oli natukene selline, kuidas öelda, õhku visatud lähteülesanne, mida me tõestada ei suutnud enne, kui me alles siin 6 aega tagasi tööstuspargi nii-öelda ühe osana avasime Keila keskuse. Võiks öelda, et mis selle tööstuspargiga seotud on, aga ma arvan, et tegelikkuses piirkonna atraktiivsus ja teenuste toomine piirkonda on nagu väga otseselt seotud ka nii-öelda tööstuspargiga. Ja selle projekti puhul õnnestus meile kõike selliseid raamatupeatükke või õpikupeatükke nagu teha, et klientide meelitamist Keilasse, töötajate leidmist Keilasse ja kõik need müüdid ainuüksi Keila keskuse arendusega said murtud. Et suutsime sinna maja täis panna üürnikest, keda piirkonnas ei olnud ja samamoodi see töötajate leidmine, et väga kiiresti leidsid ettevõtted endale Keila keskus pindadele töötajad.
Ma tahaks kindlasti jah, kaubanduspindadest ka rääkida, aga võib-olla sellest mõnevõrra hiljem, aga ikkagi seal laotootmispindade peale tulevad ettevõtted, et mida nad teevad, mis ettevõtted need on, et kui sa ka nimesid nimetad, et Harju Elekter jooksis läbi ja üks võõrkeelse nimega, mis mul nüüd ühest kõrvast sisse läks ja teisest välja, et mis tüüpi ettevõtted veel seal piirkonnas tunnevad rõõmu olemisest ja saavad hästi hakkama? Me ei saa üle ega ümber ikkagi meie pargis tegutsevatest ankrutest või suurematest tegijatest. Et nendeks on Harju Elekter, kellel koos juurdeehitamise ehitusega on oma kasutuses lähes 29 000 ruutmeetrit. Prysmian, Itaalia omanikele suur maailmabränd kaablitööstuses. Nende kasutuses on ligi 23 000 ruutmeetrit hoonet. Ensto, Soome taustaga, kellel on 11 500 ruutmeetrit. Jälle elektroonika, Legrand, Prantsuse taust, valdkond elektroonika. Klamoks, Norra investeering, valdkond jälle elektroonika või siis täpsemalt valgustus. Et need on võib-olla need lipulaevad, kes meil seal tegutsevad, aga meil on väga palju ka selliseid nii-öelda väiksemaid, et alates siis Palsnäk, Cramo, jäätisetootjad, Revala, igasugu huvitavaid ettevõtmisi. Et mitte siis ainult elektroonika, vaid ka suupisted. Täpselt nii ja ka isegi loomade suupisted, et Palsnäk meie hoonetes toodab just lindudele toitu. Aha, okei. Kuidas see tüüpilised et me rääkisime siin spekulatiivsest arendusest, ehk see on arendus ilma siis konkreetset klienti omamata või siis ettevõttele konkreetsele tellijale arendusest. Kuidas tavapärane selline lao- ja tootmispindade äri on, et sulle meeldiks muidugi teha hoone kellegile konkreetsele üürnikule, kes on juba olemas, siis on palju lihtsam äriplaani kirja panna, aga et kuidas selline tavapärane arendus käib mitte siis ainult Harju Keki vaatest, vaid laiemalt, kas tehakse spekulatiivselt ilma üürnikuta või pigem siis üürniku jaoks? Ma arvan, et need proportsioonid on ilmselt erinevatel aegadel erinevad. Õiget vastust ei tea, aga meelevaldselt arvan, et ega see osakaal on umbes 50-50. Et kui sa suudad positsiooni võtta kuskil magistraali ääres, kus sa kuidagi tunnetad või analüüsid, et teatud tüüpi teenused on puudu, siis miks mitte alustada ka spekulatiivselt, seda ka siis, et kui sinu enda arendusettevõtte finantstaust võimaldab seda. Otse loomulikult ju pankadele meeldiks, kui sul on kas kõik ette müüdud või vähemalt kriitiline mass ette müüdud. Et eks see on väga sellises asukohas, arendajas ja konkreetses ajahetkes kinni, et millist toodet millisele turule. Kas ettevõtted soovivad pigem olla üürnikud või on ka neid, kes sooviksid pinna endale osta? Minu arust selline üür versus omamine, see dialoog on turul olnud kogu see aeg, kui ka mina olen nagu turul toimetanud see 25+ aastat. Kunagi see tundus, sõltub jälle ärimudelist, aga täna ma olen jõudnud faasi, kus kui keegi tahab omada, siis ta peab omama, kui keegi tahab üürida, siis ta võib üürida. See on täpselt firmapoliitika küsimus ja olen elus näinud üürnike, kes siis nii-öelda liikusid oma pinna peale kui ka vastupidiseid suundi. Kas sa oskad välja tuua, et seda tüüpi ettevõtetele meeldib teistest rohkem omada? See vist ei ole niivõrd ettevõtte tüübis, kui võib-olla siis nii-öelda omanike struktuurist lähtuvalt. Okei. Nüüd on see küsimus, millest ma sind ette hoiatasin. Kui palju maksab? Kui palju
mingis mõttes me peaks rahast ikkagi rääkima, et kuidagi paika panna, et kui me vaatame seda meie kõnealust piirkonda, mis on siis ütleme Keila ja siis suhteliselt mitukümmend kilomeetrit ümber selle ühes, teises, kolmandas suunas, et palju maksab lao tootmispind? See rahateema tundub sulle kuidagi nagu selline intiimne, et sa julge küsida, aga minu arust on see täitsa normaalne teema, aga siiski me peame mingites parameetrites kokku leppima. Et kui me lähme tegema, no võtame Keilas tööstuspargis, et kui me lähme tegema sellist lihtsamat stock office'it, ütleme, et selle suurus on 2000 ruutmeetrit, mis on omakorda jagatud siis sellisteks circa 300 boksideks. Seal on olemas kõik tänapäevased valgustused, olmetingimused, jahutused, tegemist on energiasäästliku hoonega, siis kaks asja, et millest lõplik hind hakkab sõltuma, on maa maksumus, mis tegelikult kogu projektis mängib selline pluss-miinus 15% rolli ja siis on otse loomulikult finantseerimistingimused. Need on ajas erinevad, aga need on ka projekti ja arenduse põhiselt erinevad. Et selles mõttes ma sellist lõplikku tõde ei tea, küll aga ma saan rääkida sellisest abstraktsest turust sellele tootele, mida ma püüdsin kirjeldada näiteks Keilas. Siis ma arvan, et täna me suudaksime sellise toote lõpphinnana üürnikule välja pakkuda sellise kuskil 7,5 euroga ruutmeeter, millele siis tüüpselt lisandub käibemaks ja kõrvalkulud. Nüüd kõrvalkulud on täpselt sama tähtis kui üürinumber, sest kokkuvõttes need numbrid tulevad ühest rahakotist. Ja me näeme nagu kõvasti vaeva selle nimel, et ka kõrvalkulud oleks kontrolli all. Toon ühe näite, et mis annab natukene sellises meie äripargis olemiseks nagu eelise elekter. Kui siin börsihinnad tipud olid seal 400 kandis, keskelt läbi on ta kuskil selline 150-170 euri mega, siis meie oma mahtude juures, me oleme ise seal võrguettevõtja, siis tüüpselt me sõlmime fikseeritud hinnaga lepingu, saame mahust lähtuvalt mõistlikud tingimused ja lõpptarbijale me siis täna käesoleval aastal saame elektrit müüa hinnaga circa 80 euri mega, ehk siis 80 senti kilo. Et see on üks oluline teadmine neile, kel elektrit rohkem vaja läheb. Aga palju, eks et 7,5 sa ütlesid selliseks nii-öelda benchmarkiks üürihinna osas ja rõhutasid kõrvalkulude olulisust, aga mis võiks arvata, et selline keskmine kõrvalkulu on, mis suurusjärku ta jääb? Meie hoiame oma kõrvalkulud seal kuskil 1,5-1,8 vahemikus. Okay. Ja see tegelikult jälle hakkab ju sellest pihta, et kuna meil on olemasoleva infrastruktuur, meie investeeringud per maja konkreetsesse teesse võib-olla ei ole nii suured, et siis me suudame sellist taset umbes hoida. Aga kuidas kas nüüd, sa enne rõhutasid, millega ma 100% nõus olen, et distantsi me võime mõõta nii kilomeetrites, kui siiski on olulisem ajas mõõta seda, kuidas nüüd selline Keila piirkonna üürihinnad, kõrvalkulud suhestuvad näiteks siis Tänassilmasse või mingitesse teistesse analoogsetesse piirkondadesse, kus on rohkem siis laa ja tootmispindad. Kui ma võtame jälle ainuüksi selle elektri näite, siis kõik sõltub ju sellest, et kas sa oled börsil või sa oled fikseeritud paketiga. Aga tegelikult olulisem või vähemalt sama oluline kui see ühikhind on tegelikult see, et kui energiamahukas on sinu konkreetne valdkond. Mõnel ettevõttel ühikhind näituseks 100 või 150 ei omab ainult nagu selles mõttes nagu emotsionaalset tähendust. Tegelikkuses kulubaasis ta ei mängi väga tähtsat rolli. Tihtilugu tootmisettevõtete puhul ongi need, et nad ei taha sellist hinna volatiivsust, nad pigem tahavad fikseeritud hinda, olgu ta siis natukene kõrgem
kui tavaliselt, aga ta võimaldab tänasel oma nii-öelda lõpptoote hinda nagu sisse indikeerida. Okei. Kuule, laia tootmispindades siuke küsimus ka veel, et kas laia tootmispindadel toimub mingi kontsentreerumine kuidagi parkidesse või on ikkagi rohkem sellised üksikud pinnad, et okei, ma saan aru, et see ongi siuke, kuidas öelda, keskne infrajuhtimine ja kulude juhtimine kogu pargis võib siis kulusid ka üürnikul mõjutada, et mis vahet on ühel laoja või tootmispinna kasutajal sellest vaatest, kas ta on siis kuskil pargis või ta on mingis eraldiseisvas hoones, et väga nagu konkreetset küsimust ei olegi, et annan sulle teema ette lihtsalt. Siin on hästi palju komponente jälle, et ühtpidi on see nagu arendaja ärimudelis kinni, et ega sellised mitme hoone, rääkimata siis kvartali või pargi omamisest, ega tegemist on ju väga ja väga kapitalimahuka ettevõtmisega. Levinud on pigem see, et kus arendatakse hoone, pannakse üürnike täis ja siis turutingimuste sobimisel müüakse siis investorile maha. Aga ärme võib-olla elektrile enam nagu kinni jää, aga toome teise komponendi. Et kellele kuulub, kõrvalteenustest rääkides, et kellele kuulub infrastruktuur ehk teed, et kas need on nii-öelda kohaliku omavalitsuse üle antud või kuulub kuidagimoodi selle heakord ja võib-olla ka aukude lappima investeerimine kuidagi nagu maja konkreetsetesse kõrvalkuludesse. Et see on üks asi, millest ilmselt ka kõrvalkulud võivad nagu sõltuda. Aga kuhu poole turg liigub, ega sellist suurt tööstusküla kokku panna niimoodi, et sõbrad saavad õhtul kokku, et hakkame homme tööstusküla kokku panema, ega see nagu päris niimoodi ei käi. Ja kui me räägime kas või meie pargist Keilas, siis seda parki on ju ehitatud alates 1956. aastast. Paljud hooned on meil siiamaani seal 80-90 ja see käib nagu pidev hoonete uuendamine. Mõningaid tuleb lammutada, mõningaid tuleb ümber ehitada, mõningaid tuleb renoveerida. Et eks ta on selline, saame kõiki ehitustehnilisi nippe seal kasutada. Liiguks siit minu lemmikteema suunas, elamispindade turu suunas. Sa mainisid nii-öelda vastassuunalist liiklusvoogu Tallinna ja Keila vahel. Ma mäletan, et ma käisin umbes täpselt 30 aastat tagasi Keilas ja sattusin seal, see vist oli üks linnaametnik, kellega rääkima, kes tõi ka mingid, tema tõi siuksed numbrid välja, et siin on 3000 inimest vist liigub, eks, et tema tõi toona välja, et 1/3 inimesi Keilasse tööle tuleb väljaspoolt Keilat ja 1/3 Keila inimesi läheb väljaspoole Keilat siis kuhugi tööle päeva jooksul. Et kuidas selline elamispindade turg, inimeste seal piirkonnas olemasolemine ja selline piirkonna lao tootmispinnad haakuvad, sest kui me räägime, et siin lugesid ennem rida elektroonikaettevõtteid ette, et siis need ettevõtted nõuavad spetsiifiliste teadmistega tööjõudu ja jälle ma annan sulle pigem siukse teema ette, et tööjõud, inimesed, ränne ja lao tootmispinnad. Ma arvan, et Keila näitel ei olegi oluline võibolla termin laopind, tootmispind. Küll aga ühte piirkonda teisest võiks eristada see, et kus sul on kõik, ma ei tea, 10 minuti kaugusel töökoht, kool, lasteaed, meelelahutus, vaba aeg. Pood. See ka pood on üks osa sellest, et kuskilt me peame oma saiad, leivad, vorstid ostma ja väga mugav on, kui see jääb trassile töökoht ja kodu. Et selles mõttes see on nüüd hästi oluline, mis mõnda piirkonda eristab teisest. Teine asi on, mis on natukene sellise nii-öelda makrovaatega, on laiema tähtsusega logistika.
ehk kas selleks, et selles piirkonnas elada ja täisväärtuslikku elu elada, ka tööl käia, on sul vaja autot või on seal ühistranspordivõrk. Jälle toon Keila näite, erandituna siin Raest või Viimsist näituseks on väga populaarne liikumisvahend rong. Ma ei ütle peast, palju on päevas väljumisi, aga neid on circa 25 ja enam. Et jälle rongid tihtilugu meil ummikutesse ei satu, jälle toob sulle selle transpordi kas või Tallinnast käies lähemale. Ja võt see keskkond teeb sellest tervikuna moodustab kas siis nii-öelda elamisväärse ja sealhulgas siis perspektiivne suuna. Selles mõttes ma nüüd kogu selle kiitmise peale pean natukene ka võib-olla laitma, et ega Keila täna nii investori vaates ei ole veel millegipärast väga leitud piirkond. Aga kui seda teist poolt, mida siin alles sai kirjeldatud, siis me ise tundes turgu näeme väga selgelt piirkonna eristumist ja perspektiivi. Ja see areng tihtipeale toimub samm-sammuliselt, mitte lineaarselt ja kui Tallinn on ütleme elu ja äri epitsenter, eks siis selline ring laieneb samm-sammult ja ma olen sellega nõus, et selles mõttes ega see, et kui Tallinnas enam noored pered või ühesõnaga kui see kinnisvara korteri ruutmeeter muutus kättesaamatuks, siis hakkas natukene see nii-öelda arendustegevus otsima alternatiivseid kohti. Ja selles valguses Keila ka sai tunda seda nii-öelda Tallinna võnget ja täpselt samamoodi on nagu ettevõtjatega, et ega see Tallinna lähedus ja seda nii elukondlikule kui ärile on tihtilugu nii miinus kui pluss. Kui me räägime inimestest, siis pigem on see pluss. See on võimalused, see on meelelahutus, see on kultuur, see on reisimine. Aga äride puhul näiteks, et kui sul on mis iganes tüüpi filiaal olemas, ütleme Rocca al Mare Astangul, siis võib-olla sa ei pea enam tegema Keilasse järgmist. Vaid sa tahad juba teha geograafiliselt nii-öelda suuremat hüpet, kas see hüpe on siis Pärnu, Tartu või Haapsalu. Et selles mõttes oleme nagu see nii-öelda lähedus ja kaugus on samamoodi nii pluss kui miinus, võib-olla. Aga tõsi on see, et ega siin ei ole sellist nagu hüpet, aga ma arvan, et ka elukondliku turu aktiivsus on, seda ei olnud mõnda aega tagasi Keilas, siis täna on ta selgelt olemas. Ja me küll ütleme, sellel turul ei tegutse ja võib-olla need andmed ei ole nii-öelda päris nagu ühikukaupa üle loetud, aga seal aktiivselt müügis ja ehituses, kui me räägime nüüd uusarendusest, on selline 100 korterit, kui me räägime sellest esmamüügist. Alles teatas Ütt, et hakkab tegema teist etappi oma Nurmemajadele. Hiljuti alustas Invego oma pargikodude teist etappi, 2 maja on valmis, igas majas 20 korterit. Alustas 2 järgmise majaga, mis omakorda tähendabki seda, et ilmselt müük on piisav ja on tekkinud teatud tüüpi enesekindlus. Ja samamoodi hetkel on siis töös Laam kinnisvara poolt arendatud Linnuse kodud. Aga ka neid arendajaid, kes teada-tuntud siin ka Tallinnas tegutsevad, Scandium või keegi veel, need on jõudnud oma projektidega ka Keilasse. Ja kui me räägime hinnatasemest, mida täna küsitakse, siis muidugi seal peab oskama nagu seda hinda nagu vaadata, et kui me vaatame ikkagi korteri kasuliku hinna, ruutmeetri hinda, mida täna küsitakse, siis uue elamu puhul jääb ta vahemikku selline 3,5 kuni lähes 4000 euri ruutmeeter. Võrdluseks siis Tallinna pakkumises olevate uute korterite keskmine hind on 5200, aga seda siis küll hästi palju kesklinna ja Kalamaja kallite korterite suure proportsiooni tõttu ja
ja Keila kontekstis panin endale kirja, et 2017 kuni 2025 ehk siis 9 aasta jooksul on Keilas valminud 105, on kasutusloa saanud 105 uut eluruumi, mis kui ma numbrit nägin, ma kontrollisin üle, et oot, ma oleks nagu oodanud, et mõnevõrra rohkem on, aga tõepoolest, et praegu töös olevaid projekte on mitmeid ja selliseid järgmisi etappe on ka tulemas. Ja võib-olla Paldiskis on viimase siis 9 aastaga, mul järg kadus siin eest ära, 7 eluruumi kasutusloa saanud ja viimased 2 aastat 0, et sinna selline elamispindade turu arengulaine pole jõudnud. Mis sa arvad, kas Paldiskisse tuleb sel 10. mõni uus kortermaja, mis siis proovib ka piirkonna sellisest tööstus- ja laanduse õitsengust osa saada? Mina arvan, et tuleb. Ma arvan, et kui majandus, kui siin ei teki mingisugust suuremat tagasilööki, siis ma arvan, et kindlasti tuleb. On ju teada, et tegelikult ka seal on tuntud arendajad juba positsioonid võtnud. Ja nagu sa ise mainisid, ega see majandus, elukondlik, ärikondlik ei arenda päris niimoodi valemite põhiselt, et seal on vaja natukene stabiilsust, teatud tüüpi, ma ei tea, ettevõtete positsioonide võtmist ja ma arvan, et Paldiskil on väga selge potentsiaal ja perspektiiv. Ja kui me liidame sinna teada-tuntud piirkonnad, kõik need Laulasmaad edasi-tagasi, siis ma arvan, et ma ei näe küll mingit põhjust, miks Paldiski ei saaks areneda. Kui sa nüüd rääkisid Keilast ja siuke 10 minuti linn ja et võib-olla ta kaubanduspindade suhtes on isegi 5 minuti linn, et 5 minuti kaugusel kodust on mingi suur kauplus, selline üle-eestiline kaubandusketi pood ja isegi peaminister Kristen Michal on andnud hinnangu, et just Keilas liiga palju poode on, et tsiteerin, umbes kilomeetrisel lõigul veel 3 uut suurt poodi avatakse. Kuidas sa nüüd siis kommenteerid, kas Keilas on kaubanduspindasid liiga palju või on neid täpselt parasjagu? Esiteks, ma ei tea, millega me oleme peaministri sellise tähelepanu ära teeninud. Minu arust on see natuke teenimatult, aga kui peaminister juba meile osutas, siis mina ja meie võtame seda kiitusena, et järelikult oleme millegiga silma paistnud. Et kui me natuke lahkame seda kaubandusturgu, siis tegelikkuses seal peaks vaatama nagu natukene sisse, et mis siis nagu muutunud on. Tegelikkuses selleks, et mingisugune pood avataks ja ta kellegi tähelepanu köidaks, on see siis peaminister või keegi teine, sinna on ju eelnenud mingisugune aeg. Meie arendades Keila keskust, siis me tegime seda, ma väidaks, et suhteliselt kiiresti. Me kõigest 7 aastaga saime selle asjaga hakkama, detailplaneering, projekt, eelmüük, ehitus ja nii edasi. Ehk selles mõttes juba 7 aastat tagasi me teadsime, et me tuleme turule. Mis on huvitav, on tõesti see, et 3 nii-öelda ühikut turule on lisandunud sellise paari kvartalise vahega. Aga see on pigem juhus. Jälle, kui vaadata laiemalt, siis mis on muutunud? Muutunud on see, et tegelikult on tulnud juurde 2 kaubamärki, keda seal varem ei olnud. Tuli juurde Lidl ja tuli juurde Coop. Rimi oli ja on ju siiamaani Keilas olemas. Nad lihtsalt tegid ühe täiendava tänapäevase natukene suurema poe. Samas jälle, me ei saa rääkida Keilast, kus statistiliselt elab natukene pealt 10 000. Me siiski peame vaatama turgu laiemalt. Meie analüütika näitab seda, et Keila kui tõmbekeskus teenindab 50 000 inimest. Kui Keila pole väga arenenud, siis need, keda me kõnetame, natukene Sakud, Saued, kõik need Rummud, Vasalemad, Paldiskid, Lääne-Harjud, seal on see areng tervikuna palju suurem olnud. Aga tõsi on see, et me oleme täna uues olukorras, kus lühiperioodil on avatud Lidl, uus Rimi, Keila keskus oma Coopiga
ja mina isiklikult olen küll nagu turumajanduse usku selle koha pealt, et eks vaatame, mis aeg toob. Samas minnes tegema Keila keskust, siis ma ju andsin aru selles, et tegemist on sellise piirkonnas teatud mõju omava otsusega, mis võib tuua kaasa teatuid võnkeid. Valitsuse tähelepanu. Valitsuse tähelepanu on meeldiv boonus, sellega ma ei arvestanud. Aga ma arvan, et piirkonnas, kus ei ole mõnda aega midagi sellist tehtud ja kui tõesti keegi selle uue turukonjunktuuriga peab oma kas ärimudeli ümber hindama, siis ma arvan, et selles ei ole midagi katastrofaalset tegelikult. Et ka Keilas on tegelikult seda juba toimunud, et kesklinnas oli toidupood, mingil põhjusel pandi see kinni ja sinna tehti alkoholipood, et see on turu areng. Aga kas see selline lai piirkond, mida Keila justkui teenindab, kas see illusioon ei ole, et kui ma Tallinnast, jälleks tallinlase vaade, ma istun rongi peal, et sõita oma koju Paldiskisse, siis ma ei tule Keilas maha, et poodi minna, et ma ostan oma ostud kas Tallinnast Paldiskisse kaasa või ostan Paldiskist koha pealt. Et kas siin niisugust illusoorsust ei ole või mis? No kindlasti on, me pole hetkegi mõelnud selle peale, et inimene tuleb Paldiskist Keilast maha, tuleb teeb ostud ja läheb järgmise rongiga Tallinnasse tagasi. Et ta moel või teisel on ikkagi ajab oma mingit asja Keilas. Ta tarbib seda Keilat teatud tüüpi teenuseid ja võt neile on ilmselt mugavam saada veel ühe parkimisega, ühe sõiduga, ühe pöördega teatud tüüpi teenuseid juurde. Aga no võib-olla see on see koht, kus tasuks mainida, et ma oleksin sinu ja ka võib-olla peaministri kriitikaga rohkem nõus, kui me oleks tegema läinud ühte järjekordset jaekaubanduspoodi. On ta siis kaubamärgiga 1, 2 või 3. Meile tundus ühtpidi natukene turgu tundes ja teistpidi uskudes selle piirkonna perspektiivi, et võib-olla tõesti on kauplusi palju, aga keskust, kuhu on kontsentreeritud lisaks sellele jaeketile ka väga palju teenuseid, mida piirkonnas ei ole, siis see on see koht ja see tühimik, mida me siis tegelikkuses läksime oma Keila keskusega täitma. Ja mina absoluutselt ei kritiseeri ja ma moel või teisel ütleks, et võib-olla see ongi hea, kui on liiga palju kaubanduspinda, sest et elu käibki tsüklilisena, kord on teda liiga vähe ja siis on teda liiga palju ja kui on liiga palju, et siis see sunnib ka keskuste või hoonete omanikke leidma sinna uusi teenuseid, uusi tegevusi, mis kohalikele inimestele või kitsamalt või laiemalt väärtust loovad. Et ma vaatan seda niimoodi sellisest vaatest, et eks ta nagu, kuidas on, rõõmu teeb, kui siuke kaubanduse pealinna tiitel pannakse ühele linnale ja miks mitte? Me ei ole nagu hetkegi mõelnud, et me peaks kuidagimoodi midagi õigustama hakkama, et kas me teeme midagi õigesti või valesti, et hetkel on vara teha veel kokkuvõtted, meil keskus on avatud olnud täpselt kuu aega, lisaks veel mõned hästi olulised ja hästi kaua oodatud ettevõtmised ei ole veel nagu lahtigi tehtud, näituseks kino. Ja kui me korraks vaatame ka natuke laiemalt, siis me ju vähe sellest, et me läksime tegema keskust, kuhu meil eesmärk oli tuua nii palju uusi ärisid, mille me ka täitsime, siis tegelikkuses meie ju kaugem eesmärk on luua täiesti uus suur kvartal. Ja selle keskuse arendamise aluseks oli see, et me reformisime olemasoleva tööstuspargist ühe tükikese, ehk siis see tükikene on 9 hektari suurune plats, mis on siis rohkem sinna kesklinna poolne ujula kõrval.
ja vähetähtis ei ole ka see, et me ei teinud seda projekti, on see siis keskus või kvartal kuskile põllu peale, vaid seal on olemas täna juba naabrid. Väga populaarne Keila tervisekeskus koos oma pallimängude ja ujumisvõimalustega. Teine naaber on meil vabariigi kõige suurem kool, 1800 õpilast. Meist mööda peab sõitma, kui soovid jõuda Keila terviseradadele, mis on samamoodi Eesti Vabariigis populaarsuselt ja käidavuselt top 3. Et see on see keskkond, kuhu me tegelikkuses oma selle keskuse istutasime. Ja juba täna me tegelikkuses, või mis täna, meie unistus oligi tegelikult see, et tehes keskust võimaldab seda tegelikult neid ärisid, kes keskusse ei mahu, tuua sinna piirkonda ja meil on tänaseks sõlmitud 4 järgneva etapi kokkulepped, mis kõik hakkavad siis baseeruma keskuse ümber. Aga kena, aeg on kiire kuluma, et kui tulla siis meie nii-öelda põhiteema juurde, laotootmispindade teema juurde tagasi, tahad sa Janek paari sõnaga või paari lausega pigem kuidagi kokku võtta siukest mingit tulevikuvaadet, kuhu siis lao- ja tootmispindade turg selles meie fookuspiirkonnas liikumas siin on lähitulevikus, mis põnevat toimumas on? Ma esiteks ei saaks ütlemata jätta, et kui ma kindlasti soovitan investoritel tõsiselt võtta Keilat nii kitsamalt kui laiemalt. Ma arvan, et nii meie kui ka tegelikult piirkonna huvides oleks selline laiem kandepind täiendavate investorite hulgal ja konkurents ainult oodatud. Piirkond võidab ja ma arvan, piirkond, seal on veel ka projektid, mis tegelikult seda kõike ka soodustavad. Kuhu poole liikumas on? Ma arvan, et jätkuvalt mainitud hea logistikaga positsioonid, on nad siis suuremad või väiksemad, on nad siis ühe hoone arendused kui hoonete kompleksid. Et ega see areng ju ei ole pidama jäänud. Ja nüüd siis, et Tiile päris punkt panna, siis ma saate lõpuks alati külaliselt küsin mingi mõtte või nõuande turuosalistele, kinnisvara turuosalistele nii kitsalt või laialt, kui sa heaks arvad, et mis mõtte või soovituse nõuande sa kaasa annaksid kinnisvara turuosalistele, ostjad, müüjad, arendajad, investorid, üürnikud, üürilandjad, finantseerijad? Ma tegelikult ühe soovituse juba andsin, et ärge üritage oma äri ainult Tallinnas ja Rae vallas teha. Et piirkondi on veel, on see Keila, on see Paldiski, vaadake ka siia poole. Ja mis huvitav, on kinnitus saanud see, et teatud piirkonnad, kus on raudtee, arenevad natukene teistest kiiremini. See on hea, inimestele meeldib rööbastransport, see fakt on leidnud erinevates maailma osades kinnitust, et kui ma oma sõbrale Keilas külla lähen, siis ma eelistan ka rongiga minna. Aga pigem ka soovitus sulle, et ma saan aru, et sa käisid Keilas viimati 30 aastat tagasi, et oled oodatud. Käisin 30 aastat tagasi ja mul elab üks hea sõber Keilas, kellele võiks külla minna küll, jah. No järelikult nii hea ei ole. Aga väga kena, Janek, oli meeldiv vestelda siis, ütleme siis Harjumaa, Keila kandi laotootmispindadest, elukeskkonnast ja kaubanduspindadest. Suured tänud sulle osalemast, Janek Lehtmets, Harju Keki tegevjuht, aitas siin siis teemadest rääkida. KV.ee kinnisvara podcasti 136 osa oli eetris, mina olen kinnisvara konsultant ja koolitaja Tõnu Toomberg ja head ka kuulajad, kui arvate, et võiks mõnda teemat saates käsitleda või soovite sellest ise rääkima tulla, andke aga andke teada kliendi tugi, et kv.ee või mulle otse teada anda, minu kontaktid on leitavad. Ja ka midagi, soovin siis kena kevade jätku ja järgmiste kohtumisteni. Tänud, kena päeva.